Sit ready. Attention. Head vaatajad nii siin kui sealpool ekraani. Nüüd me näeme siis, kuidas parasõudjad on alustanud oma sõitu ja siin me peame vaatama siis väga erinevaid ka klasse, sest et teatavasti parasõudmine jaguneb päris mitmeks suunaks ja vastavalt sellele, kui palju sportlane oma keha saab rakendada, kas ta saab alakeha, kas ta saab ainult ülakeha ja sealt siis tulenevalt ka need erinevad arvestused. Aga nagu ikka näeme siin tuntud tegijaid, kes ka varasematel aastatel on alati stardis olnud ja siin siis muidugi, kui võistlejatele otsa vaatame, on näiteks, hakkame siis tutvustama. Kõigepealt Rimma Papinova, tema on 91. aastal sündinud tubli tegija. Birgit Näppi, kes on varasematel aastatel korduvalt olnud medalite peal, Pärnu sõudeklubi esindaja, on masinal number 2. Randel Peerna aparaadil number 3, tema siis esindab Pärnu sõudeklubit, nii nagu ka Ivar Merila. Ma saan aru, Merila peab natukene ka Peernat oma treeneriks ja vastupidi ka Peerna siis Merilat ka oma õpilaseks. Aga mõlemad on alati platsis, kui sõudevõistlused toimuvad ja annavad vägevat eeskuju sellega. Kaitseväe tiimi esindaja otse loomulikult Ergo Mets, kes on käinud ka rahvusvahelistel võistlustel, esindanud Eestit erinevatel aladel ja tegemist on tituleeritud mehega. Ja tema kõrval masinal number 6 istub Vladimir Frolov, kes on ka tuntud nagu sisesõudevõistlustelt. Tegemist on muuseas ka maastikujooksu entusiastiga. Nii et ka parasportlased, nagu me näeme, on hästi mitmekülgsed ja Eestis sõudmine, ma ütleks, et ei ole just üks väga paljudest aladest, vaid vastupidi vähestest aladest, kus siis ka parasõudmisega tegeletakse ja seda peamiselt sisesõudmise kontekstis. Seda põhjusel, et sisesõudmine sobib väga hästi parasõudjatele. Seda masinat on lihtne transportida, sinna on mugav peale minna ja muidugi vee peal ka siin aastaid tagasi parasõudjad käisid, aga nüüd siis seal on tekkinud paus sisse. Jah, ei ole palju Eestis neid alaliite, kelle siis tiiva või giidi all paraspordiga tegeletakse. Ratsutamises ma tean äsja paraspordiga on hakatud rohkem tegelema ja siin on veel erinevaid alasid, aga kindlasti on väärtus omaette, kui kaasatus oleks universaalne ja võimalikult paljude alade puhul niimoodi saaks rääkida. Aga vaatame nüüd siin Mets Ergo otse loomulikult seisuse kohaselt 3.26,2 võtab siis oma klassis võidu ja see on, ma ütleks, märkimisväärne tulemus, see 3.26,2. Frolov liigub ka sama klassi võistleja siis finiši poole, jõuab sinna umbes 30 meetri pärast ja Randel Peerna on oma hoolealuse Ivar Merila ees juhtimas. Mõlemad mehed esindavad Pärnu sõudeklubit. Peerna on siis prillidega noorärra selles tumedas särgis ja sõudis välja siis 4.03. Muuseas, ta on ka ultrasõudja, võtnud ette 24 tunni katsumusi, teinud 100 kilomeetrit ja nii edasi, nii et ka selline äärmiselt vastupidava kujuga on tegemist. Ivar Merila, selle klassi teine mees, 4.16,5 ja nüüd me näeme siis, kuidas ka Birgit Näppi Pärnu sõudeklubist sellel teisel masinal jõuab kohe ka finišisse. Ja Rimma Papinova tema rakendab siis tõmbesse käsi,
on ka jõudnud nüüd kohe poole distantsi peale ja väga kenasti toimetab ja liigub ja ka hea näide, et on võimalik sõudemasinat rakendada ja niimoodi edu kogeda. Nii et Rimma on siin kindlasti väga-väga hästi liikumas ja ma saan aru, Vladimir Frolov ka nüüd tuli siia Rimma juurde teda innustama ja eks niimoodi see sport on. Kui on innustajaid, siis on ka tulemused otse loomulikult paremad ja Alfa on alati silma paistnud ka sellega, et siin on palju pealtvaatajaid, meid vaadatakse ka otseülekandes YouTube'i kanalit mööda ja siit Tallinna spordihallist head pealtvaatajad on teid ka väga hea meel mõistagi tervitada ja öelda, et Alfa võistlus on jõudnud oma 33. kilomeetrini. No see on juba päris pikk distants. No Tallinn-Pärnu, ütleme siis esimene veerand, jah? Kui naljaga pooleks öelda Tallinn-Pärnu maantee ja kahe linna vahelist kaugust. Praegu me näeme siis siin parasõudjate etteasteid ja sõudma on jäänud veel siin Rimma Papinova. Tal on 400 meetrit minna ja saab rahulikult lõpuni sõuda. Omajagu katsumus kindlasti sportlase jaoks on, aga näha on, et Rimma on väga rahul ja pingutab täiega lõpuni, selles ei ole mitte mingit kahtlust. Ja muidugi elame kaasa, head siinviibijad, Rimmale ka. Väärib oma eeskujuga igal juhul tunnustust ja veel kord ma arvan, et kõik me võime mütsi maha võtta, kui on selliseid korraldajaid, alaliite, kes pakuvad võimalust ka paraspordi suunal ja loodetavasti selliseid alaliite spordialasid tuleb üha juurde, kus siis parasport on au sees ja pakutakse siis juurdepääsu võimalust. Ehk et räägime siis sellisest nii-öelda ka saavutuse ja harrastamise mõttes ligipääsetavuse võimalusi ka nendele inimestele, kellel on mingisugused erilisemad vajadused kui omal kahel jalal kõndivatel inimestel on. Nii et ligipääsetavus kõigile ja sõudmine siin kindlasti, ma arvan, väga hea näide on. Aga Rimma on lõpusirgel, võib öelda, nüüd on ju 300 meetrit, alla selle on jäänud minna ja eks niimoodi siit vaikselt mõni minut veel ja kohal ta on. Aga head siinviibijad ja teleekraani taga olijad ka, siis kui parasõudjad on oma tegemised ära teinud ja Rimma ka siit finišisse jõuab, siis me saame juba minna programmiga edasi ja hakkame vaatama seda, kuidas läheb veteranidel, eeskätt siis kõigepealt naisveteranidel erinevates vanusegruppides ja siis läheme meesveteranide juurde ka. No nii, ja siin publik ja fännid ka ergutavad Rimmat, jaksad ja no kui vaadata sporditegijale otsa, siis ei kahtle selles, et ei jaksaks, nii et jõuab kindlasti varstigi üle lõpujoone ja muuseas see digitaalne või selline virtuaalne lõpujoon paistab sul seal ees juba Rimma ja sul on seal ümberringi ka ergutajad. No Birgit Näpi Pärnu sõudeklubist vaatab huviga, seal on Vladimir Frolov, kes on ultrajooksja, nagu ma mainisin ja ma olen näinud ka tema nime siis erinevate ürituste finiši protokollides, nii et väga mitmekülgne tegija ja muidugi sisesõudmist võtab ka kui ühe sellise olulise väljakutsega. Publik on ka nüüd hakanud kaasa elama, nii et võtame siit sellise aplausitakti üles. Rimma Papinova on jõudnud nüüd juba, no mitte piltlikult öeldes, vaid sõna otseses mõttes lõpusirgele, sellepärast et sisesõudmises võib öelda, et see viimane 200 ju seda tähendab ja jäänud on veel umbes 140 meetrit minna. Kohe on selle numbri asemel kõigest kahekohaline number. Alates siis 99-st hakkab ta alla tiksuma, nii et meie tubli tegija Rimma on finišijoone poole teel ja näitab, et kõik on võimalik, kui meil on rõõmus ja ise vaid tahad ja annad sellega tuge ka nendele, kes võib-olla ei taha mingil põhjusel, nii et see eeskuju on ülioluline ja see töö, mida tegelikult tehakse ka erivajadustega inimeste liikumisharrastuse mõttes näiteks Pärnus, siis müts maha nende tegijate ees. Randel Peerna
Ingrid Võsu on andnud oma panuse, sõudetreener ja teised tegijad ka. Aga Pärnus on jah võetud see, no räägin sellest, mida mina tean, aga on võetud tugevalt käsile just erivajadustega inimeste liikumisvõimaluste parendamine. Need võimalused on seni olnud päris ahtakesed, aga see uks tuleb nii-öelda lahti murda. Ja kui on neid, kes tahavad lahti murda, ehk et siis juhendajad, võtame siin ka Randel Peerna ja teised tegijad ja need, kes tahavad teha, siis see uks lihtsalt sealt nii-öelda maha joostakse ja neid võimalusi jagub. Ja siin siis viimased 40 meetrit on jäänud. No see on sõna otseses mõttes lõpusirge ja vormistamise küsimus ja me näeme, kuidas siis Rima Papinova tuleb viimastel meetritel ja publik elab siin kaasa. On see kõva eneseületus ja Rima on nüüd selles siis klassis, kus ta saab ainult ülakeha rakendada. Ülakeha saab ta rakendada, aga vaatamata sellele sisesõudmine on võimalik ja väga edukalt on võimalik. Ja teeme suure aplausi! Rima Papinova on jõudnud finišisse ja tunnustust vääriv tulemus 10.55,8.